Täna valmib üks lihtne lihaleib. Retsepti sellel täpselt pole, kõik jääb tunde järgi. Seda rooga valmistan ma mõned korrad kuus. See läheb kasutusse singi asemel leiba peale ja hommikul praen ka muna kõrvale. Põhjus, miks ma enamus toite kodus ise valmistan, on see, et tänapäeval ei leia poeletilt suhkruvaba liha, vorsti, sinki. Mis on natukene kurb, sest kunagi sai ju teha väga häid tooteid väga väheste komponentidega. See oleks nii tore, kui see aeg jälle tagasi tuleks. Aga nii kaua teeme lihaleiba ise. Sellel toidul kindlat retsepti pole, iga kord tunde järgi. Seekord lisan siia soola, paprikapulbrit, küüslaukupulbrit ja värsket jagatatud musta pipart. Kui ma olen kõik tooraine kaussi pannud ja ära maitsestanud, panen ma ta mikserisse segunema. Ta käib täpselt nii kaua, kuni tekivad lihakiud. Nii sellised nad välja näevadki. Ta on natuke siuke kleepuv, nakkuv ja kui seda kiskuda, siis tekivad sellised lihakiud. See on lihavalk ja see tähendab seda, et see liha jääb hästi kokku. Siis käne vormiõli ja määrin nurgad ilusti kokku. Peale mida panen hakkliha vormi. Seda tuleb korralikult kinni vajutada. Et õhk ilusti välja tuleks, siis tuleb ka korralik lihaleib, millest on pärast hea viile lõigata ja ta ei lagune ära. Kui liha on ilusti vormis, puhastan ääred ja tavaliselt panen peale küpsetuspaberi ja asetan külmikusse. Sinna jääb ta järgmise päevani maitsestuma. Järgmisel päeval tõstan ma lihaleiva toatemperatuurile kuskil 30 minutit, peale mida pistan ta 180 kraadisesse ahju oma tunniks ajaks küpsema. Kui lihaleib on valmis küpsenud, jääb ta pliidi peale jahtuma ja siis rändab ta ööseks külmikusse, et järgmine päev tast mõnusaid viile lõigata. Kui sul tekkis tuju seda leiba järgi teha, siis retsepti leiab siit videolt. Mina teen endale nüüd ühe mõnusa võiku. Tee sina ka. Tšau, tšau!